Tere õhtust kõigile! Tere tulemast Power Estonia 7. laivi. Minu nimi on Rudolf Kasper ja mina olen siis viimased 1,5 kuud siukseid laive teinud erinevate inimestega erinevatest valdkondadest, kellel on olemas huvitav äge elukogemus. Ja miks me neid teeme? Me teeme neid siis Power Estonia kogukonna laiendamiseks ja tugevdamiseks. Ehk siis me loome kogukonda ettevõtjatest või ettevõtlikest inimestest erinevatest valdkondadest, kellega siis koos mõtteid vahetada ja edasi liikuda ja midagi luua. Ja meil tänaseks laiviks on väga huvitav ja inspireeriv noor neiu tulnud rääkima enda loost toitumishäirega ja sellest lähemalt räägib juba meie esineja ise. Aga Kristin, kas sa kuuled mind? Kas sa oled ilusti meiega? Ja ma kuulen sind väga hästi. Super, väga hea. Aga võib-olla saadki alustada sellega, et rääkida natuke endast, et kes sa oled, kust sa tuled ja mille kõigega sa tegeled? Nii, tere siis kõigile. Mina olen Kristin, olen Valga linnast pärit ja elan hetkel Tallinnas juba 3. aastat. Tallinnas tõid mind kooliõpingud, mis on praegu nagu akadeemilise, aga sügisel kindlasti jätkan millegagi. Ja praegu, kui ma koolis ei käi, tegelen ma siis tööga intensiivselt, et töötan joonestajana. Ja mul just nagu sai huvitav projekt nagu haiglast läbi, kui siis olin COVID osakonnas tööl, aga see oli selline juhuslik asi, mis mulle lihtsalt tuli ja ma olen nagu väga tänulik selle võimaluse eest, mis mulle seal nagu avanes. Et praegu ongi lihtsalt see, et töötan ja kuna ma õpin tegelikult ka kogemusnõustajaks hetkel, aga kuna see COVID nagu lõi nii pea peale, siis on õpingud jäänud ka nagu kuidagi nagu soiku. Aga ma loodan, et ka sellele tuleb mingi lahendus, et küllap pidi nii minema. Et iga asi juhtub põhjusega ja kindlasti ma need paberid ka kunagi ära teen, aga seda näitab juba täpsemalt aeg. Väga lahe. Ma arvan, et see on, kuna ma natuke aega tegelikult ka sind juba tean, siis ma arvan, et üks asi, mis kindlasti iseloomustab see, et sa 1000 asjaga korraga tegeled ja kõike jõuad. Et see on kindlasti väga äge. Aga sa mainisid kogemusnõustamist ja ma arvan, ma tean, et see on seotud just meie selle tänase teemaga, et toitumishäirega ja võib-olla enne, kui me lähme detailselt selle ütleme, väga detailselt võib-olla jõua minna, me räägime ikkagi natuke ka laiemalt kõikidest teemadest, aga mis see ütleme, toitumishäire üldse on, et milline on see sinu kogemus, milline see sinu lugu on, et lihtsalt, et miks ma võib-olla räägin ka meie kuulajatele tausta, et miks ma just mõtlesin, et kindlasti sa peaksid tulema esinema ja rääkima, on see, et täna on ju väga paljudel tegelikult noortel inimestel või ka vanematel inimestel aina rohkem selliseid probleeme nagu toitumishäired ja nendest ei räägita eriti ja sul on olemas sihuke tohutu kogemus kõik see asi läbi käia ja sellega võidelda, et see on, ma arvan, et just tänane laiv on ka nendele, kes võib-olla täna on kuskil seal olukorras ja tunnevad end ära. Aga jah, enne kui me lähme detailsemaks edasi, mis see toitumishäired üldse on ja kuidas need, ütleme, sinul tekkisid või milline see sinu lugu selle kõigega on? Toitumishäire ma nimetaks seda kui psüühilist probleemi, sellepärast, et see on ikkagi peas kinni. Ja toitumishäire on see, et see on nagu söömisega mingid kammajad sees. Ehk siis enda puhul ma võin seda öelda, et nagu sa kogu aeg oled keskendunud toidule, sa nagu mõtled, kas sa võid seda süüa, kas sa võid teda süüa, kui palju sa võid süüa. Ja sa kogu aeg nagu keerlevad nüüd ümber toidu. Ja nagu sul ei anna nagu mingid mõtted, ise rahus mõtled, et kuidas mina ma ei saa seda mingi lubada. Sa vaatad teisi, nad söövad seda, teist, kolmandat, neljandat, aga mina ei tohi seda süüa, sellepärast, et kui ma söön seda, siis ma muutun selliseks või ala selliseks, et siin on väga nagu selline psüühiline taust tegelikult taga ja mina olen jõudnud sinnamaani teadmiseni, et see on ikkagi saanud alguse kuskilt seal lapsepõlvest
mitte nüüd kunagi hiljem, kuna see välja lõi, sellepärast, et inimese psüühika areneb 68. eluaastani välja, seda on ka teaduslikult nagu tõestatud ja see, mis on jäänud sinna ajavahemikku lapsepõlves, siis nagu ma saan aru, et sealt on mingid kolded alateadusesse sisse jäänud, aga selleks, et seda alateadust muuta, tuleb hakata tegelikult muutma iseennast neid sisse kodeeritud mustreid, aga ma ei tea, mis seal lapsepõlves ju juhtus täpsemalt, mida mulle sisse nagu programmeeriti, ma ei mäleta seda, aga samas ma nagu tahan nagu saada nendele küsimustele vastuseid. Need on kindlasti nagu minu sees olemas, aga vaata see teekond sinna, see nõuab tegelikult väga palju aega ja iseendaga nagu sellist intensiivset tööd. Aga need vastused tulevad, kui küsida, mis on lahendus. Kuidas sa tahad, et asjad oleksid? Nagu samm-sammu haavatavalt nagu tuleb hakata neid küsimusi küsima ja sa nagu ilusti nagu küsisid ka, et nagu kust see alguse sai, siis mul nagu lapsepõlves toitumisega nagu mingid probleeme otseselt, aga 11. klassis siis oli kuidagi selline murdepunkt, nagu mul oli väga suur stress tol aastal koolis ja kuidagi tundus, et kõik ei lähe ja selline väga selline, ma ei tea, väga selline stressipall oli ja siis ma nagu lihtsalt tuli mõttesse, et ma ei söö enam nagu, et võimalikult vähe rasva ja kõik sellised mõtted hakkasid sisse tulema ja sellega hakkasin trenni ka intensiivselt tegema iga päev, mingi tund, poolteist, niimoodi päevast päeva. Ja oligi niimoodi, et ma lihtsalt 3 kuuga võtsin mingi 10 kilo, 10, 12, 14 kilo vist juba või 10 kilo, ma arvan, et rohkem küll ei olnud, aga lihtsalt nagu ühest väikestest mõttest nagu läks koorust niimoodi välja, et ma olin kevadel tegelikult juba haige. Tol suvel ma läksin Saksamaale, kus ma tegin intensiivset tööd, ma olin päev otsa jalul, ega ma seal ka midagi sellist, kui ma tagantjärgi neid pilte vaatan, mis tol aastal see on, mis ma olin, mis ma tegin, siis ma mõtlen küll, et see oli umbes seda ei olnud isegi peopesa suuruses toitu tegelikult. Et see lihtsalt milline inimene ma tol hetkel oli, milline ma nagu täna olin, nendel 2 inimesel on väga suur erinevus. Aga ma ütlen ausalt, et ma tahaks mäletada seda aega, kui ma olin nagu anoreksia sees, sellepärast, et ma tahaks teada, kuidas ma mõtlesin, aga ma ei mäleta seda, kuidas ma mõtlesin. Ja see ongi ma tean seda, et kui ma hakkan nagu normaalselt sööma, mida ma siis tänaseks nagu ka teen, siis ajukeemia kardinaalselt muutub. Ja nagu seda ma olen täheldanud ka, et küllap palju on mingid teatud asjad nagu minust nagu ära kustutanud, et ma neid ei mäletaks. Et järelikult küllap pidi nii minema. Jah. Ma vahepeal ütlen siin meie laivi kuulajatele ka, et kui on mingid küsimusi, siis te võite julgelt need chati kirjutada, neid jagada. Aga sa praegu kirjeldasid väga hästi seda nagu protsessi, ütleme, kuidas oligi, et ütleme, et sa tagantjärgi saad aru, et sa hakkasid nii-öelda siis piirama oma toitumist ja tegelikult kõik oligi juba toitumishäire. Aga millal sa ise mõistsid, et kui sa nagu mõtled sinna olukorda, et sa ütlesid, et sa oma mõtlemist ei mäleta, aga mis olukord see oli või mis maale sa olid nagu jõudnud selle anoreksiaga ja kuniks sa said aru, et midagi on valesti, et mis see hetk nagu ise oli, et ma arvan, et täna on kindlasti hästi palju neid inimesi, kes on ju vaata seal samas rollis, et nad ütleme, ongi see üks mõte, et näed, ma proovin vähem rasva süüa ja nii edasi, et meil on ju paljudel sellised mõtted, et kus oli see samm, kus sa ise tajusid ära, et oot, nüüd ma olen üle piiri läinud, nagu see ei ole enam mingi dieet, vaid see on näilutamine, et mis hetkel sul nagu endal see nagu nii-öelda piiril põlema läks? Kusjuures mina ei läinudki piiril põlema. Kõik teised märkasid, mäletan, kui ma Saksast tagasi tulin, mäletan kohtumist oma perega. Ema lihtsalt nutis, kui mind nägi, nagu nalja, see ei ole sina, mis sa Saksast teinud oled, ta sai päris suure šoki. Ja siis ma läksin kooli, siis nagu ma kooli metada ja tema vaatas nagu tema oli täpselt sama reaktsioon, et kullake sinust mitte midagi ära. Ja siis hakkas mina mõtlesin, ei nalja, et minuga kõik mega hästi rahulikum maha, kõik on super hästi ja et vaadake, ma olen elus ja terve.
ja siis nagu, ma ei tea, ma lasin lihtsalt nende juttu nagu ühest kõrvast sisse ja teisest nagu välja. Et nagu minu jaoks oli nagu kõik nagu väga korras. Aga siis kuidagi Mette ta hoidis mul nagu ikka väga nagu silma peal ja siis detsembri alguses ta lihtsalt nagu kutsus mind enda kabinetti ja ütles, et no nii, Kristi, ma panin sinna psüühika, sinna toitumishäirete osakonda nagu selle arsti juurde aja ja siis homme me lähme koos sinna. Ma olin nagu, et ei, ma küll mitte kuhugi ei tule sinuga, et ei. Aga siis ma ei tea, siis ma nagu ikkagi läksin. Siis ma nagu vestlesin selle arstiga, selle arsti juures ka ma umbes ei rääkinud nagu nii õiglaselt, kui ma oleks võib-olla pidanud. Et noh, koolisööklas ma ju ei käinud söömas ja mis ma sõingi, ma praktiliselt söönudki mitte midagi tol ajal, et ma ikka midagi sõin, aga ma liikusin ka hästi palju. Mul oligi see, et ma pidin liikuma ja see, hästi vähe nagu toitu nagu tarbisin, aga ma sõin vähemalt midagigi. Aga mul oli ka nagu kindlad asjad, mida ma sõin. Okay. Ja siis, kui ma seal olin, siis peale seda nagu, kui ma arstiga ära sain rääkida, siis ütleski, et kuule, Kristin, et kui oled haiglas, ega siin muud valikut ei ole, siis mul oli jälle nagu nalja tehtud, et nagu koolivaheaeg tuleb, et nagu mina pean nagu haiglas. Mul olin siin nii suure aastuse ära peale, siis mul oli juba plaanid tehtud, et ma olen oma vanaema juures, ma tahan seal olla need 2 nädalat, ma tahan lõpuks puhata, siis mul oli väga pingeline nagu veerand jällegi seal koolis selja taga, ma tõsiselt tahtsin vanaema juures olla. Ja siis kuidagi, see oli nii ära lõigatud ja siis ma pidin sinna haiglasse minema. Ma üldse ei tahtnud, aga siis ma ütlesin, okei, ainult 2 nädalat. Ja siis haiglas esimese nädala selgus, no sina ikka küll siin ikka nagu 2 nädalaga koju ei lähe, sa oled ikka siin nagu kauem ja lõpuks sellest läkski nagu 3 kuud olin seal. Aga ma arvan, et praegu jällegi sellest loost, mis ma ise mõtlesin praegu, et siis nagu põhimõtteliselt ütleme, nagu sa ütlesid, et su lähedased ja kõik nagu märkasid, et midagi on valesti, et nagu kõrvalt on võib-olla seda lihtne märgata, aga kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, et kuidas sa nagu, et ütleme, et kui keegi täna on, ütleme selles olukorras, kus sa siis olid, nagu sa ütlesid, et sa sõid peaaegu, et mitte midagi, sa tegid iga päev 1,5 tundi trenni, aga su enda peas oli kõik okei, et nagu et kõik oli nagu nii, nagu peab olema, et kuidas sa nagu võib-olla, kui sa nüüd nagu tänase mõtlemisega mõtled, et kuidas sa nagu saad aru, et nagu midagi on valesti, et ma mõtlen just selles rollis, et kui täna ütleme, keegi kuulab seda või keegi vaatab meie seda siis laivi järgi ja nagu on samamoodi, et ta teebki palju trenni ja sööb väga vähe, aga ta enda peas on kõik nii-öelda, et nagu küllap on okei, on ju. Kas sa nagu nüüd tagantjärgi mõtled, et kas sa tundsid nagu enda peal midagi, mis oli nagu, et okei, et sellest tegelikult nagu siis oleks pidanud nagu aru saama, et tegelikult midagi on juba valesti? Kusjuures ma märkan neid inimesi juba enda ümber. Neid on küll vähe olnud, aga üks oli siin paar aastat tagasi, kui ma töötasin ühes kohvikus ja siis see oligi niimoodi, et oli üks naisterahvas, kes lihtsalt nagu alatihti nagu kohvi ostmas ja siis nagu juba ta kehaehitusest sain ma aru, et ta on haige ja see, kuidas ta käitus, mis alatoonil, et see nagu andis ka nagu kohe tunda, sest tavaliselt sellised inimesed, nad on hästi kalgid, et nad lihtsalt jäävad oma arvamusel niimoodi kindlaks, et sõidavad teistest nagu üle, on ju. Ja siis sul peab olema täpselt niimoodi, siia ei tohi seda panna, siia ei tohi seda panna ja kindlasti seal ei tohi 2, 3, 4 ka olla. Ta tajud ära lihtsalt selle inimese ja kusjuures sügisel on konkreetne näide, oli ka nagu, sain ka nagu ühe inimesega kokku ja siis oli ka, käisime nagu söömas. Siis oli ka niimoodi, ei, mina ei taha sinna pealdekule seda, ma ei, kindlasti palun ärge tooge mulle leiba ja siis see kaste ja seda ka palun mitte, et ainult salat, aga seal ei olnudki praktiliselt midagi. Minu jaoks on kohe nagu need nagu sellised nagu suured ohumärgid ja kui ma trennis olen ka käinud, siis on nagu ikka seal naiste ja garderoobis kuuled, et ma võin ikka nagu tahaks ikka peenem olla. Sa vaatad seda inimest, sa vaatad see kroov, need kõik, need kondid vaata näha, on. Ja see nagu, kuna mul on vaata ka kõik oled, siis ma nagu saan täiesti nagu samastun vaata. Aga siis ma haiglane mõtlemine ja see ongi see, puudusteadus, et tahan veel, sellepärast, et kui sa ükskord nagu kuidagi nagu
kui ükskord läheb see nagu lahti, siis nagu seal ei tulegi lõppu lihtsalt. Saksas olles ka nagu kogu aeg mõtlesin, ei veel ja veel ja veel onju. Et nagu seal ei olegi, seal ei tulegi piiri, siis mõtled ikkagi, ikka vähem, eks ole, ja ikka vähem, eks ole, kuidas saaks veel vähemaks. Et see ongi see, et kuidas veel. Kõlab nagu nõiaring, vaata, et sa aina rohkem selle nagu nõiaringiga lähed sinna sisse, onju. Jaa, absoluutselt. Ja kui sul ei olegi nagu mingit konkreetset inimest kõrval, siis nagu sul ei tulegi lõppu lihtsalt. Ei tule lihtsalt seepärast, et sa ei mõtle nagu ratsionaalne inimene. Sellepärast, et sa oled nagu, vaata nagu meie alateadus on ka tegelikult nagu programmeeritud alati, meil on mingid mõtted peas. Mõttel on väga suur jõud ja ongi see, et kui inimene on juba selle keskel vedada, ei näegi muud perspektiivi. Ta ongi nagu ühes kindlas joones kinni. Okay. Et see on ka nagu puhas alateaduse kõik selline kogumäng. Aga ma arvan, et siit me jõuame tegelikult selle kõige tähtsama asjani. Et no, ma arvan, et igaüks, kes kuulab, et tegelikult see on, et ma arvan, et see olukord oli nagu päris kriitiline, see oli päris raske. Ja kui nüüd, nagu sa kirjeldasid seda haiglasse minekut ja seda, et sul läks 3 kuud seal, et siit ongi võib-olla see, et kuidas sa seda kõike nii-öelda ületasid või kuidas see paranemine pihta hakkas või kas see on nagu sihuke, ütleme, ma mõtlen, ütleme siis seda, et kas see nagu ületamine, sellest paranemine on sihuke asi, et sa nüüd nii-öelda kuu aega mõtled teistmoodi ja lähed tavalisse nagu rütmi tagasi või siis sa nagu koordinaarselt muudad midagi täielikult oma elustiilis, et kas see on nagu sihuke nii-öelda võistlus, mis sa pead ühe korra ära võitlema või see on see, mis on nagu peas alati jääb nagu see võistlus jääb alati käima nii-öelda. Kusjuures ma tunnistan, et kui ma haiglas kodus olin, siis ma ei näinud enam pointi nagu elada. Sellepärast, et ma tundsin, et nagu minult oli kõik ära võetud, nagu ma ei jõudnud mitte midagi esiteks teha, mitte midagi peale söömise. Psüühikaga nagu normaalselt tööd ei saadud tehtud, aga psüühika on kõige olulisem asi. See, et kui ma nüüd hakkan seda 2, 3, 4 ütlema, jah, okei, onju. Aga see, mis siin psüühikas toimub, miks ma olen haige, kuidas saada terveks, mis siin on valesti, sellele mitte keegi nagu rõhku seal ei pööranud. Jah, mul oli psühholoog ja seal oli ka niimoodi, nagu kord nädalas käisin, aga me ei jõudnud selle tuumani. See oli nagu kuidagi selline nagu see, me ei rääkinud praktiliselt mitte midagi. Sellepärast, et kui ma tulin tagasi, mul oligi nagu 2 valikut, kas ma pean ennast taas üles ehitama ja ma jään sinna ja ma nagu tõesti nagu absoluutselt kõik. Et nagu kogu see protsess, ma nii võrdlesin ennast nagu, et ma olin nagu väike laps, kes hakkas uuesti õppima kõndima. Sest ma reaalselt roomasin nii piltlikult mõttes, kui ma kodus seal olin. Esiteks see, et nagu ma reaalselt alatihti karjusin kodus, ma nutsin, kõik oli kuidagi nii vale, sellepärast ärevus, pinge, kõik see. Ma ei suutnud sellega üksi nagu hakkama kuidagi seda, aga mul ei olnud nagu ka mitte midagi, sest kodus, kes mul oli, nemad nagu ei suutnud nagu mõista mind, et miks need asjad on niimoodi, ütlesid, et ära mõtle, et läheb üle, aga need ei läinud nagu kohati nagu siiamaani nagu ma ei saa öelda, et nagu nii hullud on vaata need mõtted, sellepärast, et ma olen inimesena nii palju nagu edasi kasvanud, ma oskan nagu teadvustada, aga ikka vahepeal tulevad sellised mõtted pähe. Aga nüüd tänasel päeval ma tean, nagu, mida ma saan teha selle jaoks, onju. Et nagu see on, ma olen pidanud õppima sellega nagu elama. See on nagu tõsiselt olnud nagu, vahepeal ikka mõtled nagu täna ka, et nagu miks või mille jaoks või nagu. Aga samas on nagu mingi asi, mingi oluline kingitus, mis on nagu minu jaoks mingi saanud ja ma pean nagu, see minu asi nagu ära lahendada iseendasse asja. Et aga ma tean, et ma leian selle lahenduse, sest ongi see, et nagu tuleb lihtsalt teha iseendaga, et sa pead tundma iseennast läbi ja lõhki. Sellepärast, et nagu minu puhul on see, et nagu üks vale detail või üks vale nagu mingi nagu väga stressimine või kõik hakkab nagu kuidagi nagu pinnale taas kerkema. Nagu sa pead nagu tunnetama nii oma piire ja sa pead nagu teadma nagu mis sind aitab nagu kõige raskematel aegadel. Et nagu kõige raskematel aegadel aitabki see, kui sa nagu tead oma päästikuid ja sa vajutad neid päästikuid täpselt õigel ajal, täpselt õigetes kohtades. Et see on väga oluline.
aga siit võib-olla tulebki, ma sain vahepeal ühe küsimuse ja võib-olla see päästik on teise sõnaga seesama küsimus, et kui sa mainisid praegu seda, et sa tulid haiglast tagasi on ja sa tundsid, et sa oled, nagu sa võid uuesti kõndima hakkama on ja oligi, et kas sa jääd sinna või sa ehitad oma elu uuesti ülesse. Et kus sa selle motivatsiooni leidsid või mis sa oma pähe võtsid, et mis oli see mõte, et miks miks sa alla jäänud, miks sa ei öelnud nagu, et vot ma jäängi nüüd siia, jumal tänatud, et sa ei teinud seda otsust on ja sa tegid selle otsuse, et sa ehitad oma elu üles on. Aga et kas sul oli mis oli, kus see nagu jõud tuli või mis see nagu see päästik oli, mille poole sa mida sa vajutasid, et mis sind nagu motiveeris tol hetkel? Juures nagu ma olen alati sinna võitlemise peale, et lapsest saadik on muudkui alan ära, aga siis lähed ikka edasi on. Nagu see on mingi, sul ongi nagu kaks valikut, kas ujuda või uppuda. Tavaliselt on see väga lihtne on alla anda, nagu päriselt ka, mis niimoodi, no kurat, küll ma proovin vähemalt üks kord teha. No see on nagu see Ford, kes tegi, ma ei tea, läksivad insenerid, et te saate hakkama nagu, läks aasta mööda, et ikka te saate hakkama, insenerid usku polnud, aga ometi ehitasid talle 8-silindrilise mootori. Ma ise nagu nii nagu samastunud sellega, et nagu libastunud, okei, proovime uuesti nagu, hakkame jälle nullist pihta nagu, ole häda kedagi, küll läheb üle, lähme edasi aina. Et ongi see, et nagu me jää nagu sellesse kinni, mis on juhtunud, kuidas me saame teisel korral parem, mis oli see nagu, mis nagu juhtus, teeme analüüsi, liigume edasi. Et pigem ongi see, et nagu teadvustada neid põhjuseid. Ma ei tea, kas ma vastasin nagu praktiliselt küsimusele, aga lihtsalt nagu ma tahan ka nagu seda elu vaata nautida, ma tahan ka käia, ma tahan ehitada midagi ägedat siin elus ja ma tahan nagu see, mis elu vaata, see maaling, mis on, ma tahan kõike seda tegelikult nautida, ma tahan kunagi nagu oma peret näha, ma tahan kunagi ka vanemaks inimesega saada, ma tahan kõik oma elus teha. Et ma arvan, et sel momendil nagu sa mõtlesin võib-olla selle nagu aastate pärast, mis mul veel nagu ees on, et mille nimel ma nagu üldse see ellu on tegelikult tulnud. See, et ma olen praegu siin käesolevas hetkes, mul on mingi sitt madal seis, mis iganes, aga see on ajutine. See, kus ma olen mingi 10, 20, 30 aasta pärast, see ei piiritle enam seda aega, mis mul on või oli. Et pigem ongi nagu näha nagu seda kaugemat, nagu seda perspektiivi, mille poole ma püüdan siis. Väga hea, ma arvan, et kõik meie kuulajad saavad siit häid märkmeid, et ma olen juba siin ka üle poole lehe märkmeid saanud, aga see on, ma arvan, kõige õigem asi, et kõik, mis su elus toimub, alati tea, et isegi kui on halvad olukorrad, see on ajutine ja mõtle selle nagu tuleviku peale, mõtle oma eesmärkide unistuse poole, et nagu meil on täiesti erinevatest valdkondadest olnud siin inimesed, aga kõik, kes on nagu kõik meie, ütleme see ühis inimeste siis see nagu, ütleme, osa nendes inimestest, kes on meil esinemas käinud, on see, et nad on mingi asja ületanud, nad on kuskil edukaks, kõigil on täpselt seesama asi, et seda on nii äge igast laivist kuulda, et nagu sul peab olema mingi eesmärk, mingi sihuke suurem pilt, et see on, ma arvan, et see on väga hea teada, et kui tähtis on see, et sa tead, kuhu suunas liikuda. Nii, ja mul on kohe nagu, ma edasi nagu jätkaksin siin mõtet, et minu puhul on väga oluline see, et mul on eesmärk, mul on kindel eesmärk, sest nagu mõtle sinuga alati nagu rääkides on see ka, et nagu mäletan, et nagu suvel ka nagu eelmine suvel, mis jätsin vaata eesmärgiks, et jooksin vaata pool maratoni ära, siis ma jooksin ära ja mõtlesin, aga nüüd on läbi jooksma, nüüd kohe siin tühi tunne tekib, siis nagu ometi võtta tegid ära, nagu pole uus eesmärk. Ongi see, et võtaks ühe ära, et nagu täidad oma elust, et see peab kohe järgmine ja siis järgmine. Et see, mis võtnud alati bussi, nüüd lähen teen, et nagu see on väga oluline, vähemalt minu jaoks, ma ei tea, et teiste nagu inimestel on, aga minu jaoks on väga oluline, et tead, kuhu sa liigud ja mida sa nagu teed. Nagu igapäevaselt, sellepärast väiksed igapäevased tegevused viivad aga lõpuks väga suure tulemusi, nagu me teame, et nii on. Mul tuleb sellega meelde, eks mingis multikas vist oli see, kus üks tegelane läks teise tegelase juurde ja küsis, et kuhu poole ma minema pean. Ja siis talt küsiti vastu, et aga kuhu sa minna tahad? Ja ta ütles, et ma ei tea ja selle peale öelda, no siis on ükskõik, kuhu sa lähed. Ja ma arvan, et see ongi täpselt see asi, miks sul eesmärk võib olema, et kui sul eesmärk on, siis sa tead, kuhu suunas liikuda. Aga kuna meil jookseb aeg peale, ma peame küsimust tegema minema, sest see, nagu see teema, eesmärgi teema on juba nii süvitsi äge teema, et sellest võib, ma arvan, tundide viisi rääkida. Aga kui sa
mõtled nüüd selle olukorra peale, et kui sa tulid sealt haiglast tagasi ja oli ütleme, see kõige tumedam hetk siis, sest tol hetkel, ütleme, nüüd oli see, et su enda, said ise ka kohale jõudnud, et midagi oli valesti, et nii edasi. Et kui nüüd sa saaksid näiteks, ütleme, siis sa võid mõelda näiteks iseendale nõu anda, et kui sa, see tänane praegune Kristin, kes sa oled, saaksid minna selle Kristini kõrvale, kes oli seal just haiglast koju tulnud. Mis nõu sa talle annaksid? Et kas on see Kristin või ükskõik keegi teine? Ma olen täna kindel, et neid inimesi on Eestis ja maailmas palju, kes on täpselt selles olukorras, kus sina olid seal mustas augus, kus nad pidid tegema selle otsuse, et kas nad hakkavad uuesti kõndima, kõike seda üles ehitama või nad annavad alla. Et mis see, ütleme, sinu mingi soovitus oleks või mida sa ise teeksid teistmoodi võrreldes sellega, mis sa tegid, et jah, mingi soovitus sellele inimesele, kes on seal kõige mustemas augus praegusel hetkel? Sul peab olema ikka nagu selline inimene, konkreetselt selline inimene kõrvale, kes mõtleb siin 100% täielikult nagu iga absoluutselt sinu mõtet, et kõik nagu oma mõtted välja nagu rääkida ja sa kuulad nagu iseennast, oma mõtteid ja sa nagu vaata nagu me peegeldame neid asju omavahel, et nagu, et sina näiteks kui ma sinule näiteks olen mina see haige, ja ma sulle räägin, et sa peegeldad mulle tagasi, et mul hakkab tulema see taipamine, et midagi on valesti, et saame muuta oma mõtlemisperspektiivi nagu suunda ja nagu, et see tugiisik on nagu väga oluline, et sul on alati olemas keegi, kes nagu sind hoiab nagu joone peal, ta hoiab sul silma peal, ta on nagu sulle nõuandja, ta on sul nagu toetaja, ja sa saad nagu alati teada, et sul on kindel tugi nagu olemas. See on nagu väga oluline. Minul tol ajal tuge nagu ütlen ausalt, mul ei olnud ja mul oligi selles nagu sinna äratunne kogu aeg seisnud nagu peaks ei pea nagu, ma ei oska nagu seda tunnet kirjeldada, aga see läksid nagu tundmatusse, sa ei tea tegelikult nagu, mis järgmiseks saab või nagu mõtlesid küll, et nagu saan hakkama, aga reaalne elu näitas seda, et ta mulle nagu karmilt, ma ei saa öelda karmilt, aga ikkagi nagu väga raskelt on nagu läinud see paranemisprotsess või nagu ta on aeglaselt nagu mul on nagu selles mõttes väga hea meel, et mul ei ole kunagi nagu selle ajavahemikud nagu tagasilangust ei ole olnud. Ma olen alati nagu edasi liikunud ja nagu iga asi nagu selles etapis, mis mul on olnud, see on olnud hädavajalik kogemus, kus ma olen nagu inimesena jällegi nagu õppinud iseennast nagu teadvustama ja see on andnud mulle väga palju juurde. Aga ma nüüd tagasi selle sinu küsimuse juurde, siis kindlasti peab olema selline spetsialist. Reaalne spetsialist ka juures. Et mina isiklikult, ma ei tea, nagu, kuidas teised vaata sama inimesega probleemid ongi, see on olnud ka haiglas. Mul on paar tuttavat ka, keda ma ikka tean, kes on täpselt samamoodi, nad ei ole saanud haiglas sellist abi, nagu nad oleksid pidanud saama või mida nad oleksid vajanud. Ja tegelikult nagu mina tahan olla see inimene, kes kunagi tulevikus aitab neid inimesi sellel raskel hetkel, sest mina isiklikult tean, mida inimene sellel hetkel nagu kõige rohkem tegelikult tahab ja vajab, aga ma ei saa nagu süüdistada see süsteemi, sellepärast, et igal pool on mingid puudujäägid, kõik see värki-särki, aga ikkagi nagu ma tahaks teha midagi teistmoodi ja olla nagu vähemalt sellele inimesele nagu olemas ja mõista teda päriselt nagu, sest haiglas ka meid pandi kõik nagu ühte pahti, sest sul on see häire, siis sa oled nagu selles paadis, sul on too häire, siis sa oled jälle selles kolmandas paadis, et nagu inimesed peab võtma tervikuna, me kõik oleme nii erinevad ja absoluutselt kõige osas, et kuidas me saame nagu sildistada lihtsalt nagu inimesi lihtsalt mingite asjade või ükskõik, tavaliselt tänapäeval on see väga elementaarne, et sildistame asjade järgi, aga inimest tuleb ikkagi võtta kui tervikud, et mis seal sees nagu on või mida ta mõtleb või ma ei tea, ma üritan lahendusi vaata kogu aeg nagu leida asjadele, et ma arvan, et see on ka nagu üks väga oluline, et arst oskab sind kuulata ja suunata või pane mingit oma asju sulle peale, et sa liigud omas tempos. Seepärast, et me teame, et isegi psüühikaga ei saa nagu kiiresti tööd teha. See on nagu sammuline nagu eesmärgid ka, neid ei ole niimoodi, et täna soovin, ma ei tea, mingit kodu on, see on hommi see kodu olemas, see on protsess. Ja täpselt niimoodi iga asi on protsess, et nagu ajale tuleb nagu vahel aega anda nagu et ongi, et aga
inimene peab ise tahtma. Kõige olulisem ongi nagu selle tervenemise juures, et sa pead ise olema soov terveks saada. Kui sul seda ei ole, nagu kuhu sa siis nagu püüdled tegelikult. Ega see nagu tegelikult nagu me elame kõik iseenda jaoks. Väga hea mõte. Ma sain siit praegu selle, kui sa ütlesid, et kõik on nagu protsess, siis ma täna just kuulsin ühte sükest lauset, et ei ole imerohtu, mis annab sulle kohe kõik asjad, mis sa tahad, aga on imerohi, mida kutsutakse protsessiks. Ehk siis nagu see imerohi, et sul pikas perspektiivis kõik need asjad oleks, ongi see protsess, et see protsess ja selle järgi käitumine. Aga ma arvan, et siin on praegu hea koht ära ka mainida seda, et kõik ma arvan, et Kristjan, sul ei ole selle vastu ju midagi, et kui keegi siin täna näiteks kõnetab just mõne teemaga asjaga, ütleme, et tal on seesama olukord, et seda võib sulle ilusti kirjutada, su ühendust võtta, on ju. Et ma mõtlen lihtsalt see, et kui me räägime sellest nagu isikupõhilisest lähenemisest ja kui sa ka tugiisikuks ka õppimas, on ju, et ma nüüd ei taha sõnu sulle suhu panna, aga ma arvan, et sul ei ole selle vastu midagi, kui keegi küsib abi, kes on samal kogemust läbi käimas. Ei, absoluutselt. Ma oleks hea meel nagu sarnast inimest tegelikult nagu aidata. Sellepärast, et okei, nagu mul on vaata küll tuttavad ka, nagu keda ma ikkagi proovin nõustada või ma mäletan ühte väga head kogemust siin paar aastat tagasi. Ma olin ühe sõbrannaga, me saime nagu haigest tuttavaks, ühe neiuga, mis olid head sõbrannad. Ja see oligi peale haiglat, ma käisin väga tihti nagu tema juures ja siis kuidagi tuli elu vahe või ma ei saanud tükad minna. Oli vist aasta nii näinud teineteist ja siis selle aastaga, kui ma ükskord nagu nägin teda uuesti, siis nagu ma olin aastal nii palju edasi arenenud ja ma nagu olin tema juures, ma nagu tajusin nagu nii tugevalt ära, nagu ta on ikka samas kohas. Ta on ikka seal samas kinni. Ja siis ma olin nagu nii, ja siis ma nagu midagi nagu peas nagu käis nagu, tol ajal, ma ise nagu, ma ei saa öelda, et ma terve olin, aga tegelikult ma nagu tundsin ennast tervena, vaata, aga nagu elu nagu ikka nagu saadab sulle kogu aeg niimoodi, neid palle viskab, no kas sa nüüd ikka nagu, no kas ikka oled ikka või kas ikka, on ju, aga tol ajal ma sain nagu aru, et on ikka nii madal seisus, siis nagu, ma mõtlesin nagu enda ise, et kas ma nagu tahan nagu suhelda sellise inimesega, et ta on ise vaata nagu nii madal seisus, kui tema on näiteks siin, ma olen mingi siin, siis ta ju tõmbab mind ka ja niimoodi, et nagu mina pean liikuma praegu nagu ülespoole vaata, et tol ajal ma nagu pidin nagu tegema selle valikas nagu, kas nagu ma langen natuke allapoole, kui ma hakkan nagu rohkem intensiivsemalt jälle suhtlema või ma nagu tõusen kõrgemale ja nagu tol ajal ma nagu tegin nagu iseenda jaoks nagu selle otsuse. Võib-olla see nagu oli isekas, aga lihtsalt nagu ma olen ikkagi nagu iseenda jaoks ja nagu tol momendil nagu ma nägin seda nagu, kui ma tahan nagu kasvada ja areneda inimesena nagu liikuda nagu edasi nagu lõplikult nagu jätta mingid asjad selja taha, siis mina pean edasi minema. See on nagu samamoodi, võib-olla ma ei tea, kas see kõlas nagu ma arvan, et see kõla, mina arvan, et see kõla üldse isekaks, sest ma just mõtlen selle peale, et ma arvan, et mind ennast kummitab kogu aeg see lause, et ütle mulle, kes on su sõbrad, mõtlen sulle, kes oled sina või siis see, et kui sa tahad teada, kes oled sina 5 aasta pärast, siis ütle mulle, kes on su sõbrad ja mis raamatud sa loed. Ehk siis nagu tegelikult see on elus niimoodi, et me oleme ühiskondlikult mõjutatavad ja me peame ükskord tegema valiku, et ma tean nii palju inimesi, kellel on näiteks, ütleme, ka tegelikult, kui me räägime täna haigustest, siis on tegelikult ju sõltuvused nagu alkohoolikud ja asjad, see on ka tegelikult haigus ja mul lihtsalt tuleb pähe praegu kuskilt alateadvusest see, et need, kus inimesed lähevad siis nii-öelda viinaravile, nad saavad täiesti terveks ja nad lähevad oma tavalisse keskkonda tagasi ja nad on nädal aega seal, mida nad aasta aega üles ehitasid, et välja saada. Ehk siis tegelikult see keskkond mõjutab meid ja me alati peame nagu kaitsma ennast ja enda alateadvust, sest see on väga nii-öelda hell koht. Aga ma arvan, et see on nii-öelda väga hea nii-öelda mõte. Mul on muidu nagu üks küsimus, mis ma plaanisin küsida. Aga nüüd ma küll kohe küsin selle, aga ma lihtsalt praegu mõtlen, et sa vist oledki hästi palju praegu tegelikult sellele juba ka vastanud, et mida sa sellest kõigest õppisid, et tegelikult selles kõiges oli ju palju head. Vahepeal meie laiviga üritas mu kass ühineda,
aga see selleks. Aga piisub. jah, aga põhiliselt jah, et mida sa sellest kõigest õppisid, et kui me võtame kogu selle nii-öelda siis selle nagu protsessi kokku, et noh, ma tegelikult ju ka kuulasin, ma nii palju olen neid mõtteid saanud, mis sa kõik sellest õppinud oled, aga võib-olla nagu sihuke üks nagu kõige võimsam mõttetera või mida sa nagu, mis see kõige rohkem sulle andnud on? Et kõlab väga naljakalt või halvasti, et mis see toitumishäire sulle andnud on, aga ma arvan, et ta kindlasti tegelikult midagi on andnud. Mulle väga palju andnud, aga kõige olulisem ongi see, et nagu ma inimesena hästi palju iseennast tundma õppinud. Et või nagu kuidagi ta on andnud mulle, ma ei tea, kas ta on andnud mulle, aga ta on andnud mulle tohutu enesekindluse ja julguse ja kõik sellised pisinüansilised asjad, vaata, et nagu ma saan nagu kõigega hakkama oma elus. Ja nagu selles suhtes, et sel ajal ma olin toitumisjärjega nagu täiesti nagu üks, no ma saan öelda, et nagu üksinda ja mul on nagu kellelegi nagu toetada, aga ma pidin õppima iseennast kuulama, ma pidin õppima iseendaga nagu läbi saama, ma pidin iseennast suutma rahustada, ma pidin leidma nagu lahendused, mis on see nagu kogu aeg oli see töö iseendaga, et ma ikkagi arvan, et nagu see, et sa tunned läbi kõik iseennast tegelikult. Ma arvan, see on nagu kõige olulisem. Ma arvan, et see on väga hea punkt ja see on jällegi näitab seda asja, et ükskõik mis elus juhtub, et sa saad sellest midagi head lõpuks võtta. Ei no tegelikult see on ikka nagu väga palju nagu asju, mis on nagu vaata kõik nagu kaasa nagu toonud lahti see, aga vaata, kui palju inimene viitsib tegeleda iseendaga nagu iga päev, päevast päeva, aastast aastasse, et tunnetada ise, teadvat ennast läbi ja lõhki, mis sind aitab, mis sind elus edasi viib, nagu kas see mõte on nüüd õige, kas et see teadvuse tasandamine on niivõrd suretud, tuleb mingi mõte, kas see on minu mõte, kas see kuulub mulle, see ei kuulu mulle, et ongi see, et nagu, et see teadvustab kohe ära, et nagu see mõte tuli kohe prügikasti aina tagasi, et ma olen nagu jõudnud nagu juba nagu iseendaga sinnamaani, et nagu tuleb mõte nagu okei, adios, nagu mitte kunagi. Väga hea. Okei, meil jookseb aeg peale, aga meil on jäänud veel 2 küsimust. Ja nüüd järgmine küsimus on kõikidest teistest küsimustest nii-öelda risti vastupidi. See küsimus, ma küsime seda kõigilt meie laivis esinejatelt ja ma sain selle soovituse, et seda küsimust küsida enda mentorilt. Et me räägime kõigest sellest, kuidas sa oled kasvanud, arenenud, tulnud sellest haigusest välja, oled seda ületanud. Aga ma arvan, et iga edukas inimene tegelikult, meil on ikka mingid nagu punktid, mis me peame veel rohkem kasvama ja veel paremaks saama, veel rohkem arenema. Aga meil on niisugune tore asi nagu mugavustsoon, mis hoiab meid natukene tagasi ja me millegipärast ei muuda midagi. Ehk siis, mis teeb sind ebakindlaks, mida väldid, aga tead, et pead tegema, et veelgi areneda? Ebakindlaks teeb mind see, ma tean, kui ma seisan paigal, kui ma ei tee mitte midagi, nagu mul vahepeal lihtsalt tuleb see, et nagu, kui ma ei tee, siis ma lihtsalt nagu, ma nagu ei taha teha. Vaat see ongi see moment, kus ongi nii lähen, kõik aitab nagu tunniviiselt teadlikult sunnid ennast. Teadlikult, isegi kui sa ei taha, sa teadlikult lähed. Vaat see on nagu minu jaoks nagu kõige olulisem asi, teadlikult. Sa pead iseennast sundima. Keegi tuleb nagu sulle koputama, kuule, nüüd hakka nüüd seda tegema, nüüd hakka seda tegema, sa pead iseennast nagu suutma nagu sundida. Ja nagu enda puhul ongi see, et vahepeal nagu ma pean tänasel päeval ka nagu teadlikult ennast sundima. Eelmine nädal ala puhas näide, nagu Kristin, davai, riided selga nii välja, ei ole vaata siin kodus. Kristin, nüüd ei, nagu sa ei tee seda, nüüd teed hoopis seda, on ja. Et nagu teadlikult pead ennast nagu sundima teatud tegevusi tegema, sellepärast, et nagu kui enda puhul ongi see, et kui ma ei tee teatud asju igapäevaselt, siis ma ei tea, mul kuidagi hakkab nagu seest nii-öelda sööma, et see on jällegi nagu need päästikute kohad ka, aga see ongi see asjad, mis teevad ebakindlaks. Et ongi lihtsalt sunni ja siis on kõik korras. Okei, see on väga hea, ma arvan. Jällegi
noh, õige, et kui sa juba tead seda ette, et nagu ongi neid olukordi, kus sa pead end sundima, et kui sa juba arvestad sellega ja suhtud sellesse niimoodi, siis ma arvan, et see on juba nagu õige viis edasi minna, et see on see nagu võitja suhtumine, kes areneb ja kasvab elus. Aga kusjuures mul on täna nagu hea näide nagu tuua ka nagu täpselt sellele nagu ma võtsin nüüd eesmärgiks on iga hommik vaata nagu jooksmas käia. See on nüüd see algas nagu maikuust, hakkasin nagu seda asja tegema ja siis ongi niimoodi, et tegelikult mul puusid nagu ikka väga-väga valus, nagu täiega valus niimoodi, et kõndida on valus ja siis ma olen mingi käin jooksmas on ju mingi ja see ei ole mingi 1-2 kilomeetrit, seda on ikka nagu kordades rohkem on ju. Ja siis täna hommikul ma nagu tunnen üles, mul ikka nagu puus täiega valutab on ja mingi valu on siis mõtlesin, okei, ma lähen sinna on ju, et nagu jooksin seda 2 või 3 kilomeetrit ära, et aga ma lähen kas siis selle mõttega, et ma jooksin kas või 2 kilomeetrit ära, aga lõpus jooksin 8 kilomeetrit ära, nagu ma ei tundnud jooksu isegi seda valu mitte. Aga siis tulen koju, kõnnin on ju, no siis valutab. Et nagu selles mõttes, et ma siin jooksuvat ära teha. Ma tean, et see ei ole nagu pikemas perspektiivis nagu jätkusõidega ja tervislik on ju, aga see ongi see, et kui sa oled midagi pähe võtnud, sa teed seda ära. Takistused, et nagu sa ikkagi annad midagigi, sa ei lähe nagu jooksma, et ma nüüd pean nii palju. See on täpselt nii palju, kui on täna sinu võimalused, nii palju joosta, kui palju sa jaksad, siis sul on võimalus. Mul on üldse nagu võimalus igasuguseid asju nagu päeva jooksul teha. Et ma olen nagu nii tänulik, et mul on üldse võimalus minna jooksma. Võib-olla paljudel ei ole seda võimalust, et niimoodi, et ma nüüd panen riided selga, ma nüüd lähen, on ju. Aga mul on see võimalus. Ma arvan, et see suhtumine ja hoiak on see, mis toodab maailmas kõige rohkem miljonäre ettevõtjaid, et ükskõik, mis on, sa lähed ja teed ja üldse elus edu valem on see, et ma arvan, et see on nagu väga inspireeriv, väga näide ja ongi, et see, et kui sa päriselt seda tegid, siis sel hetkel läks ka valu ära, et see on see, et kui sa pürgid oma eesmärkide poole, on kõik võimalik. Aga ma jõuan siit viimase küsimuse juurde. Ja ma tegelikult, mul endal on ka üks küsimus sinna lõppu veel, et see on tegelikult kaheosaline siis. Esiteks, sa räägid väga ägedalt mõtlemisest, mindset'ist, alateadvusest, et kas need on kõik sinu mõtted või oled sa mingitest raamatutest, podcast'est abi saanud, et oskad sa võib-olla mingeid raamatuid, podcast'e soovitada, mis on sind aidanud? Ja teine küsimus, mis ma siia samma lõppu lisan, on see, et kui sa need raamatu ja podcast'i soovitused ära andnud, siis mis oleks üks mõte, mis sa tahad, et meie kuulajad sinult täna võtaksid, et kui meie kuulajad kõik unustaksid ära, mis sa räägid ja võtaksid ainult selle viimase ühe mõtte, siis mis see üks mõte oleks, mis neile meelde jääks sinust? Nii, kui mina haiges koju sain, siis mina hakkasin raamatuid lugema ja me jõudsime ikkagi enesearengute raamatuteni ja sealt ma kuidagi hakkas nagu tulema see nagu, milleks ma elan, nagu sealt kuidagi tuli, ma läksid silmad, ma iga päev lugesin, silmad niimoodi särasid, sellise energia lasin, iga päev sellise energia laksu vaata sealt. Ja see nagu ongi see, et see on vaata kaih nagu samamoodi nagu jooksmusega, see lihtsalt nagu, kui sa meeldib midagi teha, siis teed ja sa teed seda täiega, sa teed seda kivega ja sa saad seda midagi on ju. Vaata nagu elus kehtibki see nagu, et selleks, et saada, selleks tuleb anda on ju. Samamoodi lugemine, trenn, töö, ükskõik. Sa saad täpselt nii palju, kui sa iseendast annad. Et podcast'ide osas mul nagu väga otseselt nagu midagi ei ole, aga viimasel on nagu kuidagi kõnetas just nagu Ants Rootslase webinar, mida ta on teinud, et kus ta räägib nagu inimesest kui tervikust ja mulle nii meeldib, kuidas ta nagu, tema töötab nagu psüühikaga igapäevaselt ja mind nagu päriselt see teema kõnetab, miks teatud asjad on niimoodi, kuidas oma mõtteid veel rohkem nagu juhtida ja kuidas iseendaga nagu tööd teha, et tema kuidagi on andnud kuidagi seal podcast'is selliseid ägedaid huvitavaid nagu mõtteid, mis on mind nagu kõnetanud ja raamatute osas ongi nagu oma esimene raamat, mis ma nagu hakkasin lugema, oligi Napoleon Hilli Mõistmist muutes rikkaks.
ja nüüd sa tahtsid seda viimast mõtet ka nagu siia päeva lõppu, siis sina, kes sa vaatad seda meie tänast nagu laivi, siis üks väga lihtne ja armas nagu soov, et ma saan esiteks sulle hästi palju armastust võtta sinna, et sa oleksid kontaktis iseendaga. Et nagu minu jaoks nagu ongi see, et sa nagu oled nagu käesolevas hetkes, et sa naudid kõike, mis sul juba on, et sa oled täielikus külluses. Ma tahaks nagu selle nagu mõtte nagu siia tänasesse õhtusse anda. Aitäh, ma arvan, et see on jällegi väga hea mõte, mis on ka jällegi erinevatelt ettevõtjatelt meil läbi käinud, et see hetkes elamine. Aga ma võiks tõesti rääkida tundide viisi siin veel. Meil on ka lõputult tegelikult erinevaid teemasid ja küsimusi veel juures, aga lihtsalt aeg jookseb peale. Aga ma tõesti tänan sind, et sa leidsid selle aja, et tulla rääkima, sest see on tõesti valdkond, millel ei ole igal inimesel kogemust. Ja ma olen kindel, et sellest laivist on palju inimestele kasu. Me näeme, et meie laive on umbes kuskil kuu aja jooksul kuskil 100 tundi vaadatud umbes 200 inimese poolt, nii et 500 inimese poolt. Ehk siis see on tõesti inimesed, kes seda hakkavad nüüd kuulma, kes meil ka täna siin laivis on või kes nüüd järgi saavad kuulata. Et ma olen tõesti väga tänulik, et sa andsid nendele inimestele selle võimalust kuulata. Ja ma tõesti loodame tulevikus sinuga veel laiematel teemadel rääkida, et ma arvan, et neid teemasid on palju, et täna me võtsime selle ühe teema käsile, aga tegelikult neid teemasid erinevates valdkondades üldse edust on igas valdkonnas. Aga tõesti suur aitäh sulle tulemast ja ilusat õhtut sulle. Ja Ruudan, mina tahan veel lõppu veel öelda, et mina tahan sind tänada nagu kõige eest, nagu sina kutsusid, sina nagu aitäh sulle, Ruudan, et sa oled täpselt selline, et sa teed neid ägedaid asju, et mõtle, kui palju tohutult sa inspireerid nagu tänu sellele inimesele, kui palju informatsiooni sa tood teisteni. Et aitäh sulle ja ma soovin sulle nagu kõike parimat. Aitäh, me kindlasti jätkame sellega ja siin minu selja taga on suur meeskond, kellega me kogu seda sotsiaalmeediat, minu siin stuudiot asju üleval hoiame, et me jätkame sellega ja me kindlasti tegutseme. Aga aitäh sulle ja ilusat õhtut sulle. Tšau!